Pillet Sopp-Pagan, kes räägib projekti väljunditest. Ma ei tea, kas väljundi keeles, aga natuke räägib, et mis sai. Ja siis lähme paneeldiskussioonide juurde, aga ma siit annan mikrofoni Pillele. Ja aitäh! Ma saan aru, et meil on hommik on teil olnud väga inforohke ja on olnud arutlusi, et mul on selle üle väga hea meel. Ja nagu Sigrid ütles, et ma räägin hästi lühidalt ja konkreetselt, et mida me oleme teinud ja mis on siis oodata või kuidas me teiega edasi suhtleme. Et see konkreetne projekt oligi füsioterapeutidega toimetamine, samas me väga selgelt teame ja saame aru, et kõik esmatasandi meditsiinitöötajad saavad sellest kasu, saavad seda materjali kasutada, mis meil väljundiks on. Aga et osalejaid oli meil nii palju, Tartu Tervishoiu Kõrgkool oli nii hea partner meil Eestis, et andis hästi palju juurde. Jah, Heraklion, Vahemere Soo-uuringud ja Pro Future, et me välispartnerid on ka juba kohal. Ja siis mida me tegime oligi, et me uurisime seda, kuidas füsioterapeudid üldse lähisuhtevägivalla ohvritega kokku puutuvad, kui palju nad puutuvad, kui palju nad aru saavad, et nad puutuvad. Sest inimestel on ju erinev selline erinev tunnetus, erinev taju, et kas on ja siis mida ma teen, kui on. Ja siis see koolitus käsiraamat. Mari ütles mulle, et see on meil PDF-ina juba valmis, aga ta on nii värske, et veel kodulehel ei ole, aga on. Sa ütlesid, et kodulehel ei ole? Kuskil on, kusagil on, Mari teab. Et see on eesti keeles täiesti olemas. Me ei trüki neid, nii et jagage sõpradega, laadige alla, vaadake üle, siis sellest on meil hästi kasu. Ja veebipõhine koolituskursus on samamoodi, mis valmis ja mida ma tean, et ka võeti. Siis me tegime veebiküsitluse. Alati on see mure, et kui palju Eestist vastatakse, kui palju mujalt. Seekord oli täitsa okei. Ja jah, et õnneks saadakse aru, et nende roll on hästi oluline, aga alati ei ole teada, mida sellega teha. Ja siis ongi, et erialast koolitust tegelikult saadakse vähe ja pigem on see, et kui ma olen teemast huvitatud, siis ma lähen otsin selle koolituse. Nii nagu meil paljus Eestis on, me ise tahame, et lähisuhtevägivalla koolitus oleks kõrgkooli või keskkooli või nendest õppekoolides, kus need eriala õpetatakse kõigil valdkondadel kohustuslik. Pluss siis jooksvad koolitused, nagu kui juba töötada, et need uuendaks oma infot. Ja, et õppematerjal on meil siis koos koostatud ja üle käidud samamoodi, et me võtame parima Eesti jaoks sellest, mis me materjal on, et pisut on iga riigi materjal erinev, vastavalt siis riigi spetsiifikale. Ja siis, kuidas me koolituskäsiraamat on, et need peatükid on seal olemas, üsna mahukad on, selgitavad päris hästi ja jah, väljakutsed ja võimalust. Et kui on tarvis, siis saab alati meie käest küsida üle või meiega arutada üle. Ma teen nüüd reklaamiminuti, et me saame tulla eraldi koolitama palju pikemalt, juhul kui on tarvis. Ja jah, aga raamat siis on sellisel moel üles ehitatud. Ja samati on online kursused. See MOOC kursus, mis meil oli, see kehtis, aga see kursuse materjal ja videod, nii palju kui mina tean, Naasti ja Anjo, need jäävad ju alles. Ja neid saab kasutada edaspidi samamoodi. Okei. Vot, nii et me ei saa anna ainepunkte enam, mida me ühe korra andsime, aga seda on võimalik ikkagi läbi teha ja see annab hea info. Ja jah, me oleme rõõmsad, et teid on meil siin täna nii palju, et me saame laiendada nende inimeste teadmust, kes vägivallaga kokku puutuvad. Et see on hästi oluline.
me ei ütle, et hakkaks iga inimest läbi küsitlema, aga noh, et kui on teadmine olemas, on ka see võimalus, et te saate vähemalt uurida midagi. Saigi otsa. Ma olen täna kiire kõneleja ja jah, et kui teil on midagi küsida, siis nüüd te saate küsida, ma peamiselt vastaks võib-olla materjali kohta, aga üldises plaanis ma arvan, et arutelud tulevad väga huvitavad.